Tallinnas Mänsaku tänaval asuvas Päästeameti hoone esisel platsil seisab kümmekond uut päästeautot, mis on ühed 34 praeguseks Eestisse jõudnud masinast. Mai lõpuks peaksid Euroopa Liidu abiga 23 miljoni euro eest ostetud 46 neljarattalist olema kõik kohal. Koguarvust 44 on mõeldud komandodele, ülejäänud 2 Sisekaitseakadeemiale. Päästeameti autod keskmiselt on meil arves 15 aastat me planeerime nende elueaks ja sealt 15 edasi tegelikult enamasti lähevad nad ka veel vabatahtlikele, kui nii-öelda eluvaimu veel sees on. Et toimub nii-öelda rotatsioon, et paljud saavad uue, mõne vähem uus läheb kellegi vanaks ja eks mingi osa tehnikat läheb ka nii-öelda mahakandmisele, mille elukaar on siis täiesti läbi. Osa vanemaid autosid määratakse ka Päästeameti reservi, mis võetakse kasutusele asendussõiduki vajaduse tekkimise või täiendavat jõudu vajava suure sündmuse korral. Kokku on Päästeametil 99 põhiautot. Kuigi värsked tulijad sarnanevad välimuselt üpris palju eelmistega, siis sisu on siiski täienenud. Videolt nähtav külmlõikeseade oli varasemalt Tallinna piirkonnas vaid kesklinna komandovarustuses. Nüüd on see kõikide siia saabuvate masinate arsenalis. Peaaegu igast materjalist läbilõikava aparaadi toel saab tulekahjusid kustutada ilma põlevasse hoonesse või tuppa sisenemata. Teisalt väheneb sellega kustutustööde veekulu. Mistap on sealt tulenevad veekahjud ruumidele väiksemad. Kui tavapärase nii-öelda voolikuga tuld kustutades me räägime seal veekulu 500-600 liitrit minutis, siis antud tööriista veekulu on 60 liitrit minutis ehk põhimõtteliselt 10 korda vähem vett kulub meil. Ruumika salongiga päästeauto suudab endaga kaasas kanda 2800 liitrit vett ja 200 liitrit vahuainet. Lisaks on varustuses üle 250 tööriista ja vahendi, millega päästetöid läbi viia. Teine ikkagi meie jaoks erisus on see, et väga paljud tööriistad, mis ennem töötasid kas bensiiniga või vajasid mingeid voolikuid nende töötamiseks, on nüüd asendunud akudega. Uute masinatega, mis on Päästeametile kätte antud, on esmased tööristsed saanud näiteks Tallinna kesklinna või mitme Ida-Virumaa komandomeeskonnad. 46 autost saavad võrdselt 13 Lõuna- ja Lääne päästekeskus, 18 jagunevad pooleks Põhja- ning Ida-regiooni vahel.